Tere, minu nimi on Indrek Blok. Selles videos tahan ma lugeda teile ette sõnakuulelikkuse õnnistuse. See on kirjas, pühakirjas, piiblis, 5. Moosese raamatu 28. peatükis. Ja järgnevas videos ma räägin sõnakuulmatuse needusest. Need on 2 seaduse punkti, mis rakenduvad inimeste eludes. Kas sa oled usklik või sa ei ole usklik? Jumal on loonud universumi ja pannud ta ideaalselt toimima. Ta toimib seaduse järgi. Seal ei ole korratust ega korralagedust. Täpselt samamoodi on Jumal soovinud, et inimene käiks sõna kuulmises. Et ta oleks sõnakuulelik. Et tal oleks õnnistus, mitte needus. Selleks on Jumal loonud oma seaduse ja oma määrused, juhised inimestele, et neil oleks kõik hästi. Aga see seaduse kuulmine, see tuleb kas läbi siis selle kirjasõna täna, milleks on piibel, või kuuled sa inimestelt midagi Jumala kohta. Et Jumal on hea, ta armastab sind, ta kutsub sind tagasi endaga osadusse, enda juurde ja ta soovib, et sa meelt parandaksid, et sa pöörduksid ära oma patusest elust ja annaksid oma elu temale tagasi. Et tema saaks sind juhtida ja et sina saaksid oma ellu õnnistuse ja kordamineku. Sõnakuulelikkuse õnnistus on selline õnnistus, mis kehtib nendele inimestele, kes käivad koos Jumalaga, kes peavad tema seadusi ja määrusi. Ja mitte ei tee seda vägisi, vaid teevad seda armastades, et nad armastavad Jumalat. Nad armastavad oma päästjat, Jeshuat, kes suri nende eest ristil. Ja maksis hinna, maksis oma verega selle ja lunastas meid sõnakuulmatuse needuse alt. Ja sellest ma räägin järgmine video. Sõnakuulelikkuse õnnistuse aga on Jumal öelnud, et ta käsib sellel õnnistusel käia nende inimestega või saada nende inimeste osaks, kui inimesed peavad tema seadusi, määrusi ja juhiseid. Mitte ei mässa tema vastu. Nii et ma loen teile ette 5. Moosese raamatu 28. Vaata, kas sinu elus täna on need asjad või mitte. Ja paljud inimesed ütlevad ka seda, et ma ju ei tee mitte midagi halba ja ma olen hea südamlik inimene. See kõik on hea, see kindlasti on Jumalast. Sest Jumala seadus on inimeste südamesse täna kirjutatud. Aga kui sul puudub leping Jumalaga, siis sa tegelikult oled lepingus saatanaga. Sa mängid tegelikult valel poolel, enda teadmata. Sa teed ikkagi mingisuguseid asju, mis on valed, mis on Jumalale mitte meelepärased. Sa võid olla üdini hea inimene, aga sa tegeled nõidusega. Sa tegeled inimeste tervendamisega, tahtes inimesi aidata. Sa teed seda omast jõust. Ja kogu au tuleb sinule. Või siis kogu au tuleb kellelegi universumist. Aga Jumal ei ole selle taga. Sa töötad tegelikult teiste jõududega. Ja Jumal on väga selgelt oma sõnas ka öelnud, et igasugune selline nõidus, ebajumalate kummardamine, erinevate kujukeste kummardamine, kivikeste kummardamine, puude kallistamine, see on ebajumalate teenimine. Ja sellega tuleb needus inimeste ellu ja see on patt. See on Jumalale vastuvõetamatu. Kui sa tahad midagi head, pöördu otse universumi looja poole, kõige väelise Jahve poole, Jumala poole, kes on loonud sind, kes on andnud sulle elu ja kes tahab, et sa elaksid koos temaga igavesti. Selleks on ta loonud ka oma seadused ja määrused.
nii et lugege, ma panen need screen'id ka siia ekraanile jooksma ja räägin ise kaasa, loen ise maha need asjad. Teie saate oma silmadega need enda sisse salvestada ja kõrvadega, et see jääks teie vaimu, et see hakkaks seal helisema ja just head tööd tegema. Ma loen 5. Moosese raamatu 28. peatükist. Sõnakuulelikkuse õnnistus. See peatükk, see sõnakuulelikkuse õnnistus kehtib kõikidele nendele inimestele, kes on Jahvee seadusele sõnakuulelikud. Sellepärast, et ta ütleb oma sõnas alguses niimoodi. Ja kui sa tõesti kuulad Issanda oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sinu Issand, sinu Jahvee, su Elohim, su kõrgemaks kõigist rahvastest maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Jahvee oma Elohimi häält. Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal. Õnnistatud on su ihuvili, su maapinnasaak, su karja juurdekasv, su veistevasikad ning su lammaste ja kitsede talled. Õnnistatud on su korv ja su leivaküna. See ütleb selgelt, et sul ei ole mitte millestki puudust. Õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes. Jahvee paneb vaenlased, kes kipuvad su kallale, su ette kaotust kandma. Ühte teed nad tulevad su vastu, aga 7 teed nad põgenevad su eest. Jahvee käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades ja kõiges, mille külge sa oma käe paned. Ja ta õnnistab sind maal, mille Jahvee su Elohim sulle annab. Selles 8. lõigus te lugesite, et Jahvee käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades ja kõiges, mille külge sa oma käe paned. 9. lõik. Jahvee ülendab sind enesele pühitsetud rahvaks, nagu ta sulle on vandega tõotanud, kui sa pead Jahvee oma Elohimi käske ja käid tema teedel. Mitte iseenda teedel, vaid tema teedel. Ja kõik maailma rahvad näevad, et sinule on pandud Jahvee nimi ja nad kardavad sind. Ja Jahvee annab sulle külluses head su ihuvilja, karjakasvu ja maapinna saagi poolest, maal, mille Jahvee su Elohim vandega su vanemaile on tõotanud anda. Jahvee avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su kätetöid. Ja sina võid laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata. Ja Jahvee paneb sind peaks ja mitte sabaks. Sa lähed ikka ülespoole, aga mitte allapoole, kui sa kuulad Jahvee oma Elohimi käske, mida ma täna sind käsin pidada ja täita. Ja kui sa ei kaldu kõrvale kõigist sõnadest, mis ma täna teile käsuna annan, ei paremale ega vasakule, ega käi teiste jumalate järel, et neid teenida. Selline oli siis sõnakuulelikkuse õnnistus. See oli küll lühikene, kuid siin on kõik asjad välja toodud ja välja öeldud. Mida Jahvee käsib inimese peale tulla, kui ta püsib Jumalas, tema sõnas. Olge väga õnnistatud ja kohtume järgmises videos, kus ma räägin siis sõnakuulmatuse needusest.